head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet. Lõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, nagu me näeme, suur suvi käes ja ma ei mäletagi, mis aastast alates ei ole suvisel ajal olnud kohe ühtegi lõunatundi, sellepärast et pole nagu sündmusi ja on nagu vaikus. Samal ajal võib tõdeda ka, et tegelikult toimuvad suured sündmused ja madinat käib kohe vaata et igal rindel. Jah, on asju, millest vaikitakse lausa karjuvalt ja järjest teravamaks need asjad ka lähevad. Kui nüüd vaadata natukene, mis uudist on meie kuupäevarajaga, siis tuleb tõdeda, et täna on juba 29. Šaban 1434 või 8. juuli 2013 ehk siis 1. av 5773 ja see on ka esimene kord, kui ma niisuguse kuu nime välja ütlen. 8. heinakuu 10.226 ja Juliuse päevanumber on 2 456 482. Et mitte Beethoveni muusikateemalikult kohe kärina-mürinaga 4 jalaga selga ronida, hakkaks peale siis natukene kaugemalt ja nimelt ajaloost. Täna 1838. aastal sündis Ferdinand von Zeppelin, Saksa kindral ja leiutaja. Hea nimi, eks ole. Kui nüüd tuletada meelde, millega seoses võiks veel Zeppeline meenutada, siis vast Leedu mingisuguste rasvaste kartulitega. Selle nimeline toit on neil ka nagu Zeppelinid. Mulle eriti ei maitse, aga leedulased on ise väga uhked, et niisugune asi olemas on. Täna 1937. aastal sündis Einar Laigna, Eesti vaimulik ohvitser, traditsionalismi propageerija ja väidetavalt ka rahvuslane, aga need on ametlikud andmed, ise ütleksin tore ja tark inimene. Palju õnne, härra Laigna, ja mine sa tea, ehk ühel kenal päeval saame veel saateski siin kokku, võib-olla koguni lähiajal. Ei iial või teada. 1941. aasta Saksa väed marssisid Pärnusse, marssisid Viljandisse. Eesti sõjaväebaasil loodud 22. territoriaalkorpus paisati lahingusse Pihkva oblastis. Korpus taandus suuri kaotusi kandes ja selle korpuse kaotuste hulgas oli ka mitu tuhat deserteerunud eestlast. Taanduti siis Stara ja Russa Porhovi ja Dno suunas. Samas suvesõja raames samuti suured sündmused. Hävituspataljon põletas Rannametsa külas maha 14 taluhoonet, loomulikult kangelaslikult. Põletas maha koolimaja, kus anti värdjaliku väärharidust ja Võiste kiriku, kus, ma ei tea mis, aga see oli nii-öelda boonuseks. Taakurannas toimus lahing sakslaste ja Rannametsast lahkunud hävituspataljoni vahel ja seal siis kaotas hävituspataljon 57 meest surnutena, 8 meest langes vangi. See oli 41. aasta, hullud ajad. Aga ega need ajad kunagi vähem hullud pole olnud. Need, kes arvavad, et iga päev uus jama, need eksivad. See on üks ja seesama vana jama, mis meile iga päev uue nurga alt kaela langeb. 1985. aasta ei saa me läbi Hitlerita. Protsessil võltsitud Hitleri päevikute üle mõistis kohus väljaande Stern, endised reporterid Gert Heidemanni 4 aastaks vangi ja 4 aastat 8 kuud koguni ja siis selle võltsingu tegeliku teostaja Konrad Kujau 4 aastaks 6 kuuks vangi, aga huvitav lugemine oli. Igaks juhuks tunnistati võltsinguks, kas oli või ei olnud, kes seda teab, aga kohus otsustas nii.
1993. aastal võttis Eesti Vabariigi Riigikogu vastu välismaalaste seaduse, aga üldiselt ega suvisel ajal, kui sõda ei ole, suurt midagi ei sünni ka. No tehakse vaikseid ärisid, kes seda oleks võinud arvata, me kõik olime puhkusel ja asendajad tegid ju ja nii edasi või kui eestlane või veel kuidagi. Samas loomulikult Nõmme raadiole kirjutatakse igasuguseid huvitavaid kirjatükke, ma ei pea silmas nüüd seda, et Nõmme vajab sinu häid mõtteid, tule mõtle meest midagi. Aga eks need mõtted ja teod on nagu nemad on. Kiri agendilt Soomes. Kirjutab tema nii: tervisi taas, asjalood siis meil Soomes järgmised. Hakatakse kontrollima inimeste viimase 5 aasta töökohti, kes, kus, mis, millal, miks, kellega, kuidas ja kuhu. Kõik siis inimkonna turvalisuse huvides. See toimub siis nendes firmades, kus tegeletakse niinimetatud lennupakkidega, ehk siis lennuki peale pandavad pambukesed ja pagas ja muu taoline. Märksõnad terrorism ja pommid. Kuhu see kõik viib, pole vist raske arvata. Jah, tõepoolest, kuhu see kõik viib, seda, kes viitsib, paneb ise 2 ja 2 kokku, aga annaksin võib-olla mõned vihjed. Mäletate, sai tänagi mainitud seda nime, omal ajal Hitler ja kogu maailm, kogu progressiivne üldsus tema vastu, USA, Prantsusmaa, Inglismaa, vaata, et pool Saksamaad ise ka vastu, kõik vastu ja Hitlerist saadi lahti. Saddam Hussein, kogu maailma progressiivne üldsus selle ühe isiku vastu saadi lahti, mis edasi toimub. Võib-olla isegi häbi ütelda, aga ehitati üles ja ei ehitatud üles ja pommid plahvatavad ja jumal tänatud on saavutatud demokraatlik eneseväljendusõigus, et igaüks võib minna teha bumm ja me saame öelda, et see oli jälle üks vaenlase kaabakas, kes seda tegi. Muammar Gaddafi, järgmine tegelane, kogu maailm tema vastu, ei ole hullemat lurjust, kõik need, kes teda enne musutasid, kallistasid, kes temaga pidu pidasid, kõik tema vastu, jumal tänatud, Gaddafi sai tapetud. Praegu on järjekorras siis Bashar al-Assad, Egiptuses nagu lahendati asja ja tapatööd jätkuvad, järjekorras ilmselt on Türgi, kuidas on lood Iraaniga, ei oska mina öelda, aga see näiks olevat selle kordionisõlme kõige rängem punkt, loodame, et nüüd ei tule mõni Aleksander, kes raiub, sest antud kontekstis tähendaks raiumine juba ilmselget massihävitusrelvade kasutusele võtmist. Miks nii tehakse? Võib-olla vaatame natukene ringi. Paul Rosenberg kirjutab õilsal lehel, mille pealkiri eesti keeli võiks olla siis vaba inimese perspektiiv niimoodi. Kõik valitsused, kommunistlikud, kapitalistlikud, fašistlikud, monarhistlikud, teokraatlikud ja nii edasi elatuvad ainult rahva koorimisest. Nad võtavad jõu või jõuga ähvardamise läbi tootlikelt inimestelt raha ära. Panete tähele, siin on öeldud tootlikelt inimestelt. Inimene, kes teeb tibu, annab kanakesele süüa, kana muneb muna, inimene tahab selle muna maha müüa ja selgub, et ta saab nüüd ränka tulu. Ja kui ta kohe riigile ei maksa, otsa tont, mul tuli ka meelde. Sain ise ka hiljuti kirja maksuametist, et lepa, võlg on 5 eurot 10 senti, siin oli pikka juttu veel ette ja taha ka. Ei suuda ma meelde tuletada, kus see võlg mul tekkida võis, aga igal juhul selle elektronkirja all oli, et ärge seda tagasi saatke, see on üldaadress, see tagasi saates ei jõua mitte kuhugi. Nii et ühepoolselt sa oled võlgu, mille eest uuri ise, aga maksa ära või muidu riik. Aga herr Rosenberg kirjutab, ükskõik kui ilustatud või õigustatud see fakt ka poleks, jääb
koorimine valitsemise peateljeks. See on lihtne tõde, see on valus tõde. Riigi viimase staadiumi tegutsemisviis peab alati olema valitsus versus rahvas. See on oma olemuselt džungli seadus, seega täiesti looduslik protsess. Võiks ju muidugi vaadata siin, lugesin Õhtulehte mõni aeg tagasi, seal oli näiteks artikkel, et Eesti Maksu- ja Tolliameti arvates peaks jootraha saajad sellest maksuametile teatama ja saadu pealt maksma. Esialgu vist veel ei ole vastavad meetmed välja töötatud ja vastavad kumminuiajad kaasatud, et seda protsessi reguleerida, aga et riigil on raha vaja ja kui raha liigub ühe kodaniku käest teise kätte, nii et riik ei saa poolt endale, mis siis tulema hakkab? Kui sa saad, ütleme, terve euro jootraha, siis peab sealt maksma üksikisiku tulumaksu, sotsiaalmaksu, käibemaksu koha pealt ma ei tea, tõenäoliselt selle peab maksma siis jootraha andja ja nii edasi. Loomulikult ei ole teada, millised summad liiguvad jootrahana käest kätte, aga siin võiks tsiteerida ka Maksu- ja Tolliameti pressiesindaja Kaia-Liisa Kallase nimelist isikut, kes ütleb, kuna jootraha on hea teeninduse ja töö eest makstud tasu, siis kuulub ka see maksustamisele. Alea jacta est, nagu ütles üks tuntud tegelane, kelle nimi mul praegu meelde ei tule, aga ta ütles niimoodi, ma olen seda ise kuskilt lugenud, kus kohas seda ma ei mäleta, aga kindlasti oli see midagi väga head, mille kohta ta niimoodi ütles. Enamiku ajast proovivad valitsused iga hinna eest koorida, kas vaikselt või lärmakalt, aga ikkagi. Vaikselt on see, et sulle määratakse maksud, mida sa ei näegi. Näiteks ei tea üksikisik tavaliselt, et kui ta firmast saab palka, siis kõigepealt, et seda raha, millest palka maksta saada, peab firma esitama arve ja hoovilt ära maksma maksuametile isetekkelise käibemaksu, millega firma võrdsustub jumalaga, sest ta on mitte millestki midagi loonud. Käibemaksu ainuüksi arve välja kirjutamisega, võib-olla ma siin natuke vassisin, ega see jumala nime suu võtmine ilma põhjuseta ka nii väga hea ei ole, sest see tekitab segadust, valesti mõistmisi ja nii edasi, aga jah, firmad loovad mitte millestki midagi ja peavad selle juures veel ellu jääma. Palkasid maksustatakse, raha võetakse enne ära, kui töötaja sellest aimugi saab. Tõsi, praegu helgemad pead juba saavad aru, et nemad peavad selle summa, mille pealt siis tööandja heldelt maksusid maksab, ise välja teenima oma vere, higi, pisarate ja ma ei taha öeldagi millega. Ja see raha läheb niinimetatud riigile, kes osutab inimestele teenust, et kui sind on paljaks kooritud, siis võid sa kirjutada vastavale heapalgalisele ametnikule avalduse ja saada näiteks 19 euri lastetoetust või 20 euri, ma ei tea, millegi muu eest. Ja vot see ongi üks põhjustest, miks riik on huvitatud töökohtadest, mitte tööst ja töö tulemusest. Miks on riik huvitatud eurotoetustest ja mitte nende toetuste tulemusel saavutatavast kergendusest rahvale. Nii mõnigi konnarada jääbki metsa mädanema, nii mõnigi sild on selline, millest ei saa üle sõita, nii mõnigi viadukt ehitatakse sellepärast, et on võimalik saada euroraha ja kui see raha juba riiki tuleb, siis läheb pool sellest kindlasti maksudeks või enamgi veel, lisaks veel kaudsed maksud, aktsiisid ja muud kamarajurad ja ehitataksegi monstrum. Ei taha siin muidugi eriti halvasti öelda, aga
mõnigi lihtsam inimene võib ju lausa pahandada, kui ma ütlen, et mitte keegi kurat ei tea, mis läks meile maksma Kumu ja mitte keegi ei oska aimatagi, mis läheb meile maksma veel Eesti rahva mausoleum või muuseum, mis ta on ja kõik muud taolised. Ja kui suured on nende monstrumite ülalpidamiskulud, no tõenäoliselt see on võrdsustatud juba riigi saladusega, sest kui see välja tuleks, palju sealt läheb kuludeks, et see monstrum püsti püsiks ja palju nendest kuludest tegelikult lihtsalt välja varastatakse. Jah, mul on õigus niimoodi arvata. Kui keegi soovib tõestada vastupidist, et kõik viimane kui sent on kulutatud mõistusepäraselt, halleluuja. Aga tavaliselt toodetakse ju ikkagi midagi niisugust eurorahade eest, mis hakkab veelgi rohkem raha välja viima. Noh, jah. Praegu tegeleb Euroopa Liit või võiks ju küsida, mis asi on Euroopa Liit. Teatud mõttes on ta nagu Eesti, kes tahab seda, Eesti, kes tahab teist, Eesti, kes läheb praegu korraks puhkusele või rattamaratonile, jah. Euroopa Liit tegeleb töökohtade loomisega noortele. Kuigi tegelikult võiks Euroopa Liit, olgu ta mis siis iganes, tegeleda noorte rakendamisega teatud töiste eesmärkide saavutamisel. On ju vaks vahet, kas noor inimene kratsib miinimumpalga ees 8 tundi päevas oma kerasid või loob ta midagi, mis on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasuks. See on küll Eesti põhiseadusest, aga noored peaksid ka tegema seda tööd, mida nad veel vanas peas võivad imetleda ja öelda, jah, need kas või 26 tellist on minu pandud ja see hoone püsib ikka veel. Ta on ilus, ökonoomne, praktiline ja siin tehakse palju kasulikku tööd. Kes nüüd arvas, et ma räägin Tallinna uuest Raekojast, unustage ära. Hetkel luuakse noortele töökohti selleks, et nad väikese raha eest iga päev teatud osa oma ärkveloleku ajast oleksid kontrolli all ja sellega harjuksid. Et nad harjuksid nende pisikeste summadega, et nad elukestva õppe raames saaksid järjest targemaks, kuhu kirjutada toetusavaldust, mida saab pihta panna, mida saab edasi müüa ja nii edasi. Ja nii ta on. Kui valitsused on nende ülemäära laiendanud, siis nad ei saa enam vaikselt koorida, nad peavad muutuma agressiivseks ja tänavatele paisatakse igasugused üksused, kellel on õigus ja mitte ainult õigus, vaid ka kohustus trahvida, takistada, juhtida tähelepanu, paigaldada igasuguseid märke eurotoetuste eest ja tegeleda muude jaburdustega. Ühesõnaga valitsused muutuvad agressiivseteks, olgu siis tegemist riigi, linna või veel mõne pisema valitsusega. Ega ma selle ühiskondliku hierarhiat eriti ei jagagi, see on natuke ülepingutatult keeruline ja südametunnistusel ei ole siin kohta kohe üldse mitte. Valitsused tegelevad sellega, et näidata, kuidas nad kulutavad raha selleks, et olla heast küljest vaadeldavad. Ja selleks läheb järjest rohkem raha, sest järjest rohkem tuleb palgata neid inimesi, kes lasevad valitsustel paista heast küljest ja saada selle eest ka väärilist tasu, sest niisugune vastutus, kaasamise, laiapõhjalisuse, panustamise, manustamise ja nii edasi eest. Valitsustel, kuna nad ei saa oma kulutusi piirata, see tähendaks ju enda kokkutõmbamist. Paremal juhul võib öelda, et me teeme riigi õhemaks, ühesõnaga praktiliselt kasulike asjadega tegeleme me vähem, aga raha tahame me selle eest rohkem. Ja laias laastus valitsustel on 2 võimalust. Kas devalveerida, degradeerida kehtiv valuuta, see väljendub hinnatõusus, inflatsioonis, kõiges muus, sest mittetöised töökohad toodavad ju
mitterahalist raha. Nii ta on. Ja muidugi see devalveerimine ja niisugune asi, hindade tõusud, värgid, need ei toimi kuigi pikka aega. Rahvas kasutab mõistust, kohandab hindasid, poliitikat läheb naturaalmajandusele, tahetakse ju maksustada ka jootraha, eks varsti tahetakse maksustada ka see, kui sa naabri solgi ämbri välja viid, arvestatakse solgi kogus välja, võrreldakse seda kohaliku prügiveofirma hindadega ja naaber, kelle ämbri sa välja viisid, on ju saanud tulu ja peaks maksma. Valitsusel on ka teine võimalus ja seda kasutatakse tegelikult aktiivsemalt. Ja see võimalus on pigistada tootjad tühjaks igal võimalikul viisil. No nagu ma siin ütlesin, nagu sa arve kirjutad, nii käibemaks, sest see on riigile hea ja Eesti tahab käibemaksu, sest kui Eesti ei saa palju raha, ei saa ju Eesti saatkondi kükitada ja viisavabadustest rääkida, sest Eesti tahab ka reisida ja nii edasi. Aga tühjaks löps, kel mõistust, see mõistab. Te võite muidugi ju imestada, head kuulaja, miks valitsused ei võiks siiski kärpida kulutusi, miks valitsused ei võiks siiski olla ratsionaalsemad, ratio. See on ju, jah, tuntud ka Shakespeare'i teostest. Horatio, hora oleks nagu tund ja ratio oleks nagu mõistus. Kahes sõnas kokku pandud nimi, see annab sellele tegelasele ju hoopis uue ratsionaalse safti juurde. Aga valitsused ei saa kulutusi vähendada, sest sellega nad rikuksid ära kogu mulje, mis jääb neist või õigemini peab jääma neist kui rõhutute kaitsjast, kui inimliku kaastunde kehastusest, kui üksikemade aitajast, kui laste toetajast ja nii edasi, et kurat võtaks seda printsiipi. Toetame vaeseid, aitame abituid, kaasame kaastundlikke ja nii edasi. Muide, kui nüüd vaadata seda, keda siis kaitstakse, keda siis aidatakse, aga neid, kes on paljaks tehtud selle sama valitsuse ja vägevuse kätega, kes on viidud olukorda, no ma olen siin rääkinud Nõmme raadios ka korduvalt Ida-Virumaast, kust karjade kaupa läks prostituute Soome ja Tallinnasse ja igale poole. Miks sealt? Sellepärast, et riik lõi selleks kõik tingimused ja kui kedagi prostitutsioonile kallutamise eest kohtusse anda, siis loomulikult tuleks riigil anda iseennast kohtusse. Tõsi, tänases Õhtulehes on ka väga tähtis riikliku tähtsusega jutukene ka Litsist, kes sai hiljuti 23 ja kes tunneb oma tööst mõnu ja nii edasi. No ei süvenenud eriti, aga jah, tõepoolest, see on tõeline ajakirjanduslik pärl. Ma olen uhke, et meil on uurivaid ajakirjanikke, kes näiteks Eesti-Vene piirilepingu koha pealt on nagu karikulte hiiglaslikul rukkipõllul vait, kes on mitte ühiskonna valvekoer, vaid ühiskonna kohikoer oluliste küsimuste teemal. Ja muide veel, WealthX raporti kohaselt, kui rääkida nüüd eurokriisist, siis kasvas nende inimeste varandus, kellel oli algkapitali üle 30 miljoni dollari ehk 23 miljoni euro. Nende inimeste arv Saksamaal, Šveitsis, Prantsusmaal ja Itaalias kasvas 6%. On kriitiline piir, pärast mida raha teeb iseennast automaatselt. Nende inimeste koguvara, kelle varandus ületas 30 miljoni dollari piiris ja 23 miljonit eurot, kasvas 13%, moodustades kokku siis 3,4 triljonit dollarit ehk 2,6 triljonit eurot. Nagu me näeme, ka need inimesed saaksid panustada nende aitamisse, keda nad ise paljaks koorivad. Kõige rohkem kasvas rikaste arv Saksamaal. See oli siis 6% ja Saksamaal peaks neid superrikkaid olema nüüd 16 734. Nende inimeste koguvara väärtus ületas 2 triljonit dollarit ehk siis 1,53 triljonit eurot.
Šveitsis kasvas rikkurite vara 15%. Ja nüüd saab omaette taustaga härra Ansipi ütlus, vaat niisuguses kriisis ma tahaksingi elada. Tõsi, ma tahaksin osaleda selles kriisis selle ülemise poole koosseisus, kes mind tonti sinna laseb. No vaatame madalama tasandi näiteid, igasuguseid toredaid üritusi ju toimub ja eks nalja saab ka muidugi. Naljakad asjad, näiteks on idee, üks müstiline valimisliit tahab ka olla väga kõva tegelane ja kuulutas välja juba, see oli tükk aega tagasi, konkursi linnapea kohale. Nemad on nimelt pädevad otsustama, nad on nii targad, toredad ja julged, et oskavad täpselt välja öelda, kes sobib linnapeaks ja kes mitte, kes on peaaegu sama tark kui nad ise ja võib linnapea olla küll. Aga okei, naljakaid asju on mujalgi. Nõmme linnaosavanema kiri, mis on vastusena adresseeritud järgmistele juriidilistele ja füüsilistele isikutele. Loovnõmme, Edgar Savisaar, Toomas Vitsut, Sünne Valtri, Tallinna linna ombudsman. Jah, niisugused üksused on kõik olemas ja kiri ise siis selline. Tere! Nagu me 31. mai 2013. aasta kokkusaamisel ka teile vastasime, linnaosavanem räägib loomulikult endast mitmuses, sest vana kombe kohaselt peab ta silmas selle all, nii nagu omal ajal oli, ennast ja oma õukonda või kuidas seda kutsuda, et hetkel käib Nõmme osas ideede ettepanekute kogumine, mis kestab kuni 31. augustini. Selleks, et tekiks Nõmme positiivse programmi osas ideede ja mõtete arutelu, panime 2 vahekuupäeva, millest üks oli 31. mai ja teine oli 15. august. Kindlasti saab põhirõhk olema 10. septembril kella 18.20 toimuval Nõmme positiivse programmi konverentsil ja seda me ka vastasime teile 31. mail, kuid ilmselt ei olnud see vastus arusaadav. Peab ütlema, et siin on kodanikujulgust ja parteilist julgust, sest kui ta põrutab peale Savisaarele, et me vastasime teile, aga ilmselt ei olnud see vastus arusaadav. Muidugi see võib sisaldada ka kriitikat, et eks ma peksin ise natukene segast ja kardan, et sa ei saanud aru, aga on nagu on. Ka teiste küsimuste osas lubasime diskussiooni jätkata ja seda sai ka kokkusaamisel mainitud, et paljuski ei ole võimalik ideesid inimestega siduda, sest inimesed ei soovi seda. Milline mõnus lause. Inimest ei saa siduda ideega, sest inimene ei soovi seda. Esimene asi, mis tekib, on see, et kui kedagi süüdistatakse pommivöö kandmise kavatsuses, sooviga õhku lasta see või teine objekt, siis vaevalt, et inimene soovib, et teda sellise ideega seostataks tõepoolest. Muidugi võiks ju järeldada, et siin on ka hirmsaid ideid, aga on nagu on. Kiri jätkub. Usun, et kes soovivad tagasisidet ja autorluse tagamist, on sellega oma idee või mõtte juurde kirjutanud. See viitab, et soovin toetust oma ideele nimeliselt mulle, et ma saan ja nii edasi. Nõmme sõnumid on see koht, mille läbi edastame linnaosa teateid ja informatsiooni ning 21. juuni 2013. aasta ajalehes oli leheküljel number 3 ülevaadega Nõmme positiivse programmi esitatud ideedest, ettepanekutest. Tegelikult peaks selle koha peal natukene neid ideid ja ettepanekuid ka ette lugema. No nii, ideed on siis. Siin on kirjutatud 3 lõiguga tabelisse valdkond, probleem, ettepanek. Valdkond haridus, sulgudes lasteaiad, koolid, huviharidus. Probleem, lasteaiakohtade puudus ja ettepanek ehitada uus lasteaed. Võtta Lõuna 50 sihi 96 kasutusele lasteaiana.
Pihlaka 10 hoone lasteaiaks. Teine punkt, lasteaiad soovivad liivakastidesse liiva. Ettepanek, no see ei ole ettepanek, liiv sai vahetatud eelmisel aastal, sellel aastal seda ei tehta. Sport, noorsootöö, esimene probleem, lumi Hiiu staadioni tribüünide eest ära. Ettepanek, no siin on kirjutatud tehtud. Jah, ma kujutan ette, mismoodi siin tõmmati päike lähemale ja arvestades, millal need ettepanekud on tehtud, jah, võimas. Hirve tänava majade vaheline osa muutub aegamööda prügimäeks. On probleem. Ja ettepanek on Hirve tänava majade 38-42 vahele organiseerida laste mänguplats, et siis kohe lausa prügimäele või nii edasi. Muide, huvitav, kas need on ikka Männiku ja Kopli pätid, kes tassivad rämpsu Hirve tänava majade vahelisele osale ja muudavad seda aegamööda prügimäeks või on need kohalikud elanikud? Minu meelest võiksid nii mõnedki koputada selle koha peale, kus atavistlikust seisukohast lähtudes peaks südametunnistus olema ja natukene ka ärgata. Probleem, väga tähtis probleem ja formuleeritud nii. Miks ei ole Kiigepargis ühtegi kiike? Ettepanekut selle kohta ei ole. Teine, miks ei ole Nõmmel kiike, kus saaks kiikuda ka täiskasvanud inimene? Ettepanekut ei ole, aga probleem küsimusena on ja nii edasi. Ühesõnaga tegelikult eks need küsimused ja ettepanekud ole suurelt osalt ka niisugused, mis põhimõtteliselt mõjuvad natukene diagnoosina ja ma nüüd ei kujuta ette, mis nendega peale hakata. Kirjutab siis linnaosavanem niimoodi. Samuti on olemas Nõmme linnaosa valitsuse poolt inimene, Sünne Valtri, kellega saab meili teel ühendust võtta ja oma ideede osas infot küsida. Ka oleme Nõmme sõnumites teatanud, kui mõni esitatud idee on juba lahenduse leidnud, sest kõik ideed ei ole alati sellised, mida menetleda aastatel 2014 kuni 2018, vaid võib lahendada ka kohe. Minu meelest hakkab sellest kirjast välja kujunema. Väga raske on seda nüüd sõnadesse valada, aga kaasamise surmaotsus. Sest tundub, et kui nüüd niimoodi kaasatakse ja kui need mõtted on nüüd head mõtted kõik, siis peaks kaasatama ikka palatisse ja uks kinni ja konkreetne tohter peab hakkama asja eest vastutama. Linnaosa seisukohalt jätkub kiri on kõik ideed olulised ning oleks lubamatu, kui me alahindaksime mõne linnakodaniku esitatud ideid, olgu see kanaliseerimise või lasteaia koha küsimus ning eks 10. septembril nõmmekad otsustavad, mis ideed jäävad töösse ja mis mitte. Inimesed, koonduge, ütlen ma teile, koonduge kõik need ühte tuppa, kelle idee on kanaliseerimine. Teise tuppa kogunege, kelle idee on lasteaia kohad ja nii edasi. Ei saagi aru, aga tundub, et siin on tegemist tegemata jäänud asjade paljastamisega ülipehmes vormis, kusjuures jääb mulje, et idee esitaja, no näiteks kes tahab lasteaia kohta või kanalisatsiooni, on ise loll siga ja süüdi, miks ta sellest nii kaua vait on olnud ja ei lasknud meie pühal heategijal öelda. No neid ideid me arutame 2014 kuni 2018, ega nendega nii äkki ei saagi midagi ette võtta. Ja kirjutab kirjutaja, järgmiste tegemiste kokkusaamiste osas on mitmeid võimalusi. Saadan käesoleva kirjaga selle nädala ehk 4. juuli seisuga esitatud 824 ideed ja ettepanekut ning loodan, et loov Nõmme suudab koos oma koostööpartneritega välja valida 2 teemat ettepanekut, mille osas asute tööle ning pakute oma lahendused 10. septembril 2013 toimuval positiivne Nõmme konverentsil.
No 2 ideed. Esilehekülje pealt muidugi see lumi Hiiu staadioni tribüünide eest ära. Enamuse osa aastast ta on ära, nii et seda ideed võiks arutada küll. Betoonist lauatennise lauad parkidesse on siin ettepanek. Raudbetoonist võimsamalt. Jah, siin on naljakaid asju. Rabajooksu stardi juurde Kalda tänava elektriposti külge paigaldada elektrikarpet, järgnevatel üritustel saaks elektrit. Kiigeparki oleks vaja kiiku. Vat sel teemal võiks teha kohe laiapõhjalise ümarlaua, et kas need kiigukesed peaksid olema siis nüüd täiskasvanutele või lastele. Kas need peaksid olema meestele või naistele ja ega me sellega homosid ja neegreid äkki ei represseeri, kui me teeme nüüd valge kiige, noh, mingisuguse siukese jonksukesega. Ei tea. Lõplikud ideed saavad heakskiidu 10. septembril ja pärast seda siis on paigas ka Nõmme positiivse programmi tegevuste 2014–2018 ajaline raamistik. No tehniliselt küsiksin muidugi, kui Tallinna programm on vastu võetud, kuidas saaks Nõmme katlanurgas keeta siis teissugust suppi, kui Tallinna plaan ette näeb. Või Tallinna plaan käsitleb ainult Raekoda ja selle ümbrust ja temaga seotud isikuid ja ülejäänu on siis, aga kas siis mingisugust katet ka neil plaanidel on? Aga Nõmme arengukava valmib harmoonias Nõmme positiivse programmiga ning esimest teksti, oleks peaaegu öelnud takti, võib näha 15. augustil toimuval koosolekul, et seda arutada ning viimistleda 10. septembri konverentsiks ehk mõlemat dokumenti menetletakse koos. Ilus keerutamine nagu kiisukene selle palava pudru ümber, aga jah, optimistlik lõpp. Lisaksin siia ka selle positiivse info, et Nõmme linnaosavalitsus rahastas Tallinna linna poolt eraldatud 5000 euro hulgast 2020 euroga Loovnõmme roheliste väravate tänava üritust, mis oli nõmmekate jaoks väga oluline ja näitab seda, et linnaosa peab oluliseks koostööd kodanike ühenduste tegevuste elluviimise toetamisel, lisaks moraalsele toetusele ka rahalise toetuse näol. Kohtumiseni ja Erki Korp, Nõmme linnaosa vanem. Siin on tegemist siis pisukese finantsdistsipliini rikkumisega, sellepärast et oli ju Püha linnapea tekst, et see 5000 eurot, mis eraldatakse, see on just nimelt nende kaasamiste ja laiapõhjaliste konverentside jaoks ja sealt ei tohiks nüüd rohelistele väravatele mingisugust raha anda. Summa ei ole ju väike, 2020 eurot, aga pole midagi, homme kohtume ehk Ülemitiga ja eks siis saab sedagi küsitud, kas sel asjal on ikka mõte ja kas niisuguse summa roheväravastamine on ikka pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus või ostetakse lihtsalt midagi, mida jagada, et tibukesed kokku tuleksid ja reipalt nokiksid. Samas võib linnaosavanema kirjast välja lugeda, et mida te seal oma värgiga siin õiendate, me ju maksime teile raha. Järeldada võiks, et roheliste väravate tänavale ostis Nõmme linnaosavalitsus Erki Korpi isikus midagi ja tasuta lõunaid minu teada olemas ei ole. Vähemalt arutatakse mingisuguseid olulisi küsimusigi. Kaasamise käsitlus, et mis me ju maksime, mida te veel tahate, no see on iseenesest hea. Patt on mõelda inimesest halba, aga harva on see vale, isegi kui ta väidetavalt on tõsiusklik ja nii edasi. Aga jah, see kuradi kaasamine, kaasatakse ja kui kaasatakse, siis ikka jääkeldrisse või ümarlauda ja laiapõhjaliselt ja vaat sinna laiapõhja prakku kogu see kaasamine ka läheb. Pakutakse õllesummeri kaasatust, kontserdi kaasatust eile või üleeile, millal see oli Aktuaalses Kaameras kuulutati, et
tantsupeol kaasati publik ja tantsijad vaatasid pealt, kõik rabelesid nii nagu sai. No muidugi see on tore, ühisüritused, happening ja nii edasi. Ainus koht, kuhu inimesi kunagi ei kaasata, on olulised asjad. Kas te olete kuulnud, et kedagi soovitakse kaasata kas või Eesti-Vene sõlmitava piirileppe küsimuse arutelusse? Isegi peakangelasest Urmas Paetist ei ole tükk aega midagi kuulda, rääkimata juba ülejäänud seltskonnast ja rääkimata meie ühiskonna valvekoerast, kes ilmselt siis valvab, et kui uus ühiskond tuleb, et siis saba käiks ikka tšup, vasakule paremale oleks ta nagu kassil saba püsti ja saba ots näitaks selle suuna peale, kust on oodata mingisugust jama, aga ei. Vaikus maa peal, Eesti-Vene ajalooline piirileppe on sõlmimisel ja vaikus. Ei ole kuulda mitte kellestki, ei herr Paetist ega ülejäänud seltskonnast. Nagu ma kuulsin, lapsepõlves salasitt läheb haisema ja eks see pumpspussakas varsti jõuab kõigile. Ninna, kui korraga öeldakse, kuulge, mis piirileppest te räägite? Möödunud kuul me sõlmisime vaikselt ära, me ei tahta rahvast ärritada ka. Meil siin tead see mingisugune homolaulupidu tulemas ja siis veel vaeste aitamine ja nii edasi. Ise saate aru ju. Ja nüüd pärast seda ilmselt ongi Paetikese esitatud Europarlamendi suunale, nagu vihjetest välja lugeda võib, sellepärast et kardetavasti on kasulik niisugune inimene, Siim Kallas ju ka, eks ole, 10 miljonit, kodumaal võib-olla elamine natukene hapu, viime ta Brüsselisse varjule, eks siis Paet peab ka sinna minema. Ega sinnagi Europarlamenti kedagi valita, rohkem ikka kaasatakse. Keera kodumaal nende kasuks käkk kokku ja küll sulle pseudopoliitilist varjupaika ka antakse, mille puhul sa veel vandega oma isamaast lahti ütled. See käib muidugi rohkem Siim Kallase kohta, sest kuskil isegi on selle vande tekst üleval, mille ta andis eurovoliniku vanne, kus ta kohustub mitte kedagi eelistama ja ütlema oma kodumaast lausa lahti, kaasa arvatud eelmistest vannetest, mis muide võib olla ka õigustatud, sellepärast et kui seda, kellele vanne anti, enam ei ole, siis vanne ju ei saagi eriti kehtida, arvestades südametunnistuse nüansse ja muud taolist. Kaasatusest veel nii palju, et kirjutas Tõnu Kalvet ka kenasti põõsas sahiseva kaasatuse kohta. Liigume ilusti loosungi igale eestlasele oma petitsioon teostamise suunas. Äsja ilmus interneti uus petitsioon Eesti-Vene uue piirileppe vastu, aadress on ka pandud, seega varasemas samateemalise petitsiooni millegi pärast ei sobinud. Vahest oli koma vales kohas või koostajate näod ei meeldinud. Väga võimalik, et neid on teisigi neid petitsioone, kuid minul õnnestus hetkel tuvastada ainult 2. On kerge taibata, kirjutab Tõnu, mis juhtub, kui jõupingutused hajutatakse. Petitsioonide küsimuses tekib aga tahtmine küsida, kas olekski hea, kui juba eos täiesti viljatu ettevõtmisega, mida palvekirjade ehk siis petitsioonide koostamine Eestis teatavasti on, tegelemisse suunaks oma energia tohutu rahva hulk. Kas poleks see siis veelgi hullem? Mõtteainet igatahes jätkub. Ja kobiseme vaikselt, tõsi, herr Toomepuu avaldas kena artikli, sellel on ka toetajaid palju, kõik vaatavad nüüd ootusärevuses herr Toomepuu poole, et mingu ta siis hakaku nüüd oma asja ellu viima, mis ta siin meid segab niimoodi, ega kaasamisest ju juttu ei olnud, me siis hoiame eemale. Aga mõtteainet tõesti jätkub. Siia võib muidugi vaadata ka riigi tasandil ideid ja muud taolist värki, aga jah, kui nüüd Tartu rahu teema peale korraks veel tagasi tulla, siis kirjutati sellest viimati 7. juunil 2013. Kui täpne olla, siis 4.35 ilmus Jaanus Piirsalu jutukene teemal
muide Moskvast, et Eesti-Vene piirilepingutele kirjutatakse praegustel andmetel alla hiljemalt juulis Tallinnas ja see toob Venemaa välisministri Sergei Lavrovi Eestisse ajaloolisele visiidile. No väikeseid vihjeid ka meie kuldikarjale rukkis, et võib-olla vaataks siis, äkki on venekeelsetel lehtedel välisministeeriumi all, millal herr Lavrov kuhugi sõita plaanib või vähemalt Moskvast ära on või kus on suurem tühi koht. Meie välisministeeriumi leht on, nagu tema on. Aga jah, vaataks vahepeal. Eks see Tartu rahuvärk muidugi käib pinda küll, sest kui me nüüd laseme selle piirileppe allkirjastada, siis me tunnistame kaotust vabadussõjas ja oleks viisakas kõik monumendid maha võtta. Eesotsas Vabaduse väljaku hiigelristiga, mis läks pealt 100 miljoni maksma. Ja eks Kuperjanovi hauast võiks ka buldooseriga üle käia. Võib-olla ta lendab ka rahulikum, muidu keerab küljelt küljele. Aga vaatame natuke ideid ja lahendeid riigi tasandil. Seda, kui palju hoolitseb meie riik laste eest, seda me teame. Kui palju on meil laste ja perede kaitsjaid, toetajaid, nõustajaid, oi, neid on karjade kaupa ja neid tuleb alles juurde. Võtaks mõningase loetelu: Lastekaitse Liit, UNICEF, Lasterikaste Perede Liit, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Kasuperede Liit, SOS Lasteküla, Caritas, Eesti Lastefond, igale lapsele oma pere. No muidugi siin võiks vaadata juurde ka ühte artiklit Päevalehest 2. juulil, mis käsitleb ka toetuste eraldamist, et saaks toetada neid, kes toetavad neid, kes omakorda toetavad kedagi, kes toetab midagi. Ja lastekaitseüksused, tõepoolest, tsiteeriksin siin iseennast, kui ma oleksin kuningas ja ma kuuleksin, et minu riigis luuakse laste kaitseks organisatsioon. Ma laseks sõjaväel sekkuda, sest see on mõeldamatu, et minu riigis on minu rahva lastel halb. See on riigivastane kuritegu. Need lapsed, kellel on siin riigis halb, ütlevad ju sellest riigist lahti. Need lapsed kasvavad suureks ja juba vanas Roomas öeldi, ära nõrri kutsikat, ta kasvab suureks ja kui need lapsed kasvavad suureks, on minu kui kuninga võim ohus ja õigusega ohus. Aga meil, kui üks lastekaitse nimi enda ammendab ja uusi projekte on raske välja mõelda, võetakse lihtsalt teine nimi, esitatakse uued projektid, peaasi, et omad joped on ees ja papi lendab. Ühe töötajaga MTÜ Laste ja Perede Nõuandekeskus muutus ühe töötajaga MTÜ-ks Lapse Huvikaitsekoda. Võimalused avardusid 60 000 eurosele projektile, mille nimi oli lastekaitsetöö efektiivsuse suurendamine ja lastekaitse töötajate nõustamine. Selle juurde kirjutati ligi 35 000 maksnud projektid Lapse Huvikaitsekoja lastele ja lastega peredele suunatud huvikaitse tegevuse tõhustamine. Tõhustama. Lapse Huvikaitsekoja huvikaitse suutlikkuse tõstmine ehk kui me saame pappi, siis me näitame, et meil tõuseb. Ja Lapse Huvikaitsekoja eestkoste suutlikkuse toetamine. Eks enda eest kostmine maksab ka midagi, advokaadid on ju kallid. Nende projektide sisu on enamasti sotsiaaltöötajatele ja teistele ametnikele koolituste ja seminaride korraldamine. Ja jääb üle vaid küsida, kelle huvides on see, et mingid mamslid jututubasid peaksid ja pisarakesegi poetaksid eneseimetlusest, et aga saaks rohkem toetusi, et aga saaks rohkem annetusi. Teeme laiapõhjaliselt, meil on praegu 100 tonni oma mölatubadele laiali jagada. Me saame ju arutada, kuidas saaks raha juurde küsida. Jah, kummaline see on, aga seal õpetatakse, kuidas ühiskonda teha
heategevuse loosungi all vaesemaks. Ja ega küll ju küllale liiga tee, heidame pilgu Tallinnale ja no hea küll võib siin ju lõõpida ka, häälitseda, oraliseerida välja sõnavärd ja haridusreform. Aga kõik selleks, et avardada rahalisi horisonte. Nagu te mäletate, andis Tallinna linn 2006. aastal 10 kooli 2 erafirma käsutusse. Vivatex Holding oli ja siis oli seal Oliver Krudale kuulunud BCA Center, see oli nagu omanikfirma ja segane seis seal Kalev Rekiga. Igal juhul nendele anti hallata 10 kooli ja hoonestusõigus kuni 2036. aastani ehk siis 30 aastaks, pärast mida koolid väidetavalt ostetakse tagasi turuhinnaga. Ma rääkisin juba nimetatud 2006. aastal, et see projekt läheb 30 aastat jutti linnale maksma keskmiselt 550 000 krooni. Ehk siis 35 000 eurot aastas ja niimoodi 30 aastat jutti. Ja pärast seda tuleb alles õieke 2036. aasta turuhind. Tundub, et ma panin puusse. Käive näiks see tollal kuulutatus tükk maad suurem olevat. Vaatame ametlikke andmeid. Urmas Sõõrumaale kuuluv Vivatex Holding OÜ, mis haldab 5 Tallinna kooli, teenis eelmisel aastal ligi 1,5 miljonit eurot kasumit. Vastavalt avaliku ja erasektori pikaajalisele koostööprojektile Tallinna linnaga jätkas Vivatex Holding OÜ 2012. aastal 5 koolimaja halduskohustuste täitmist. Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2012 moodustas 7,3 miljonit eurot. No korrutage see läbi, saate kroonides, kes vana vääringuga arvutab. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 1,5 miljonit eurot. Seega saaks dividendidena välja maksta 5,8 miljonit eurot. Kasulik. Muidugi ma ei väida, et see raha on saadud ainult koolide hooldamisest, aga ma kardan, et ei ole mõtet seal ka paadisadamat, helikopterit ja lastekaitseorganisatsiooni üleval pidada. Ametlikud andmed veel. Käesoleva aasta maist omanikud Nordea esinduskonto taha varjanud OÜ BCA Center, mis renoveeris ja haldab 5 Tallinna kooli, teenis mullu 1,4 miljonit eurot kasumit. Ehk siis 2,9 milli kasumit on juba näidatud. Tallinnas alates 2009. aastast 4 kooli renoveerinud ja nüüd hooldav kooliarendus OÜ teenis mullu koguni 3,6 miljonit eurot kasumit. Kellele on see kasulik, et linn on nagu kohikass päikese käes ja laseb erafirmadel end lüpsta 2036. aastani. Ja mögisem midagi veel heategevusest, professionaalsest juhtimisest ja sellest, et linnaosadel on vaja sinu häid mõtteid. Mõrvamõtted tulevad pähe. Majandusaruandest nähtub, et 2012. aastal see viimane saadi üüritulu kasutusrendilepingutest 1,8 miljonit eurot. Aruandeperiood lõppeski 3,6 miljoni eurose kasumiga. Miks see nii on? Põhimõtteliselt sellepärast, et ka Tallinna linna juhivad moraalsed värdjad. Kui vaadata kas või vanu telematerjale, kuidas Ain Sepik põhjendas Kalevivabriku teemat ja kuidas ei põhjendatud üldse seda analoogilist teemat Tartu linnaga, siis jah, hea politseinik, halb politseinik, nii nad seal valitsevad. Valige nad tagasi, andke neile ideesid, kõiksugu juhid,
kelle poolt hääletatakse, pole ju erilised moraalijüngrid kunagi olnud. Las siis olla need, kellega me oleme harjunud. Lähme sujuvalt edasi, raiume oma sabakesi jupphaaval. Nende jaoks on ju valetamine sama loomulik kui hingamine. Nad suudavad inimestega manipuleerida nii, et on kohe. Nad suudavad kõiki segadusse ajada, jalgealust kõikuma lüüa ja nende näitlejavõimed on tegelikult üle mõistuse. Kui sa küsid, mis kell on, ta vastab. Vaadake, kui teil omal kella ei ole, siis tuleb õng võtta ja õngitseda omale kell. Mis te siin minu käest küsite? Ja põhjus on selles, et mida konkureerivam on keskkond, seda julmemaks muutub valitsejate strateegia. Ühiskonna kõrgemates kihtides, kus on raha ja võimu, seal ei ole empaatiat, seal ei ole süümepiinasid. Kui on, oled kaotaja, aga kui oled kalk ja südametunnistuseta, siis oled sa hea ja armas juht, sest sa oled rahva lüpsnud nii vaeseks, et sul on pappi oma headuse kuulutamiseks. Sinna pääsevad vaid psühhopaadid. Ratsionaalses ühiskonnas muide oleks teiste inimeste kulul elamine võimatu. Aga lõpupunkt. Ilmselt sel teemal jätkaksin homme. Eesti Päevaleht 7. juuni 2013 kell 4:35 hommikul. Jaanus Piirsalu, Moskva. Eesti-Vene piirilepingutele kirjutatakse praegustel andmetel alla hiljemalt juulis Tallinnas ja see toob Venemaa välisministri Sergei Lavrovi Eestisse ajaloolisele visiidile. Eesti välisministeerium hoiab kiivalt salajas, kus võidakse allkirjastada diplomaatidel juba kooskõlastatud maismaa- ja merepiirileping, kuid Eesti Päevalehe andmetel toimub see Tallinnas. Tallinnas allkirjastamise pakkus Vene poolele välja Eesti välisministeerium ja praeguse seisuga on Vene välisministeerium sellega nõustunud. Heal juhul oleks Lavrovi Tallinna visiit lepingute allakirjutamiseks võimalik ka juuni teises pooles. Tuleta meelde, see artikkel on 6 aega vana. Piirilepingute sõlmimise täpset kuupäeva ja kohta Tallinnas võidakse viimase hetkeni hoida saladuses, et mitte anda piirilepingu vastastele võimalust korraldada meeleavaldus või mõni muu aktsioon häirimaks ministrite pidulikku käesurumist. Kindlasti kohtub Lavrov Tallinnas peale Paeti ka peaminister Andrus Ansipiga. Kohtumine president Toomas Hendrik Ilvesega on esialgu lahtine. Sergei Lavrovi Tallinna tulek oleks ajalooline, sest kunagi varem pole ükski Venemaa välisminister käinud Eestis visiidil spetsiaalselt kahepoolsete suhete arendamiseks. Ja meie ühiskonna valvekoer, ajakirjandus, vaikib nagu kuldi karri hiigelrukki põllul. Ju meile selle eest makstakse, et toimetajad oskaksid eraldada terasid sõkaldest ja sõklat trükki lasta. Vaadake tänaseid uudiseidki. Mingisugune lits kurdab, et talle meeldibki see töö, et väga tore on, et ta juba lapsena märkas, et talle meeldib seks rohkem kui teistele. See on üleriigilise tähtsusega uudis, sest see võimaldab ju pehmendada kas või Ida-Virumaa probleeme, et kindlasti oli seal suur hulk naisterahvaid, kes tahtsidki prostituudiks hakata. Aga nagu hästi ei julgenud, aga kuna armastav riik lõi tingimused, siis dobro požalovait. Muide, isegi lätlased muretsevad meie pärast. Rahvusliku liidu kõik Läti eest Isamaale ja Vabadusele LNK juhatus saatis teisipäeval Eesti parlamendile pöördumise, mis kutsub Riigikogu üles hoiduma Läti 2007. aastal Venemaaga piirilepingut sõlmides tehtud vigadest. Lätlased tunnistavad, et nad tegid vea, no muidugi mitte ametlikult, sellepärast me peame meie sõpradest ka aru saama, lätlase traagika, kui parafraseerida.
Aga eelmisel nädalal vastu võetud pöördumise tekst ütleb, et sel ajal otsustas Läti loovutada Venemaale oma territooriumi ühe osa Abrene rajooni ja peab vajalikuks jagada oma kogemusi eestlastega. See rahvuslik liit Kõik Läti eest Isamaale ja vabadusele LNNK on Läti suuruselt 4. partei. See on loodud 2011. aastal 2 varasema erakonna ühinemisel ja ta on ka osaline Valdis Dombrovskise valitsuskoalitsioonis. Vaadake, 2011 loodi suuruselt 4. See tähendab, et tal peab olema toetajaskonna, lisaks muidugi bilansilised hinged, mis ühinemisel lihtsalt üle kanti. Tekst siis niisugune. Tunnustades 2. veebruaril 1920 Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmitud Tartu rahulepingu erilist osa Eesti riikluse kindlustamisel, võttes arvesse Eesti territoriaalset terviklikkust ja Eesti põhiseadusega sätestatud juhtnööre, Rahvusliku Liidu Kõik Läti eest Isamaale ja vabadusele LNNK juhatus tõdeb, et Tartus 1920. aastal alla kirjutatud rahuleping Eesti ja Venemaa vahel on endiselt jõus ja siduv, vaatamata selle korduvale rikkumisele Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu poolt nii Teise maailmasõja ajal kui ka järel. Läti ja Eesti riiklik iseseisvus põhineb 1920. aastal Venemaaga sõlmitud rahulepingutel. Kõnealuste dokumentidega on Venemaa tunnustanud Läti ja Eesti oma riiklust ning lahti ütelnud kõigist varasematest Venemaa õigustest Läti ja Eesti maa ning rahva üle. Liit rõhutab Eesti Vabariigi ainuõigust oma territooriumile ülalnimetatud rahulepingus ja Eesti põhiseaduses sätestatud piirides ning tõdeb, et 2 riigi vahelist piiri saab muuta üksnes seaduslike vahenditega. Eesti ja Venemaa vahelise piiri kinnitamine kuulub nende valitsuste ja parlamentide pädevusse. Läti poliitilistel jõududel ei ole õigus sekkuda Eesti ja Venemaa kahepoolsetesse suhetesse või mõjutada nende riikide otsuseid üksikute probleemide lahendamisel. Sellegipoolest, võttes arvesse 2007. aasta Läti ja Venemaa vahelise piirilepingu mõju nii Läti sisepoliitikas kui ka rahvusvahelisel tasandil, julgustab Rahvuslik Liit Eestit vältima Läti välispoliitikas tehtud vigu ja tuginema suhetes Venemaaga põhimõttekindlale lähenemisele. Liit soovib näha vankumatut ja edukat Eesti riiki. Praegu vajab Läti tugevat Eestit, kes on paljudes küsimustes Lätile eeskujuks. Baltimaad vajavad tugevat Eestit, kes näitab väikerahva suutlikkust eduka ja demokraatliku riigi ülesehitamisel. Euroopa vajab Eestit, kes näitab maailmale vabaduse ja iseseisvuse võitu totalitaarsete režiimide üle. Seetõttu julgustab Rahvuslik Liit Eestit järjekindlalt kinni pidama õigusliku järjepidevuse põhimõttest ja lahti ütlema kõigist katsetest Nõukogude okupatsiooni tagajärgi legaliseerida. Liit usub, et selged viited 1920. aasta rahulepingutele on tulevikus vältimatuks eeltingimuseks sõbralike ja heanaaberlike suhete arendamiseks Venemaaga. Riikide ja rahvaste vaheline lepitus ei ole võimalik ilma ajaloolise õigluse taastamise ja totalitaarse kommunistliku režiimi kuritegude hukkamõistmiseta. See põhimõte kehtib meie päevil võrdselt kõigile Euroopa riikidele ja puudutab ühtlasi nii Lätit kui ka Eestit ja Venemaad. Liit tõstab esile vajadust Petseri maakonnas, Narva jõe idakaldal ja Peipsi järvest põhja pool
Ingerimaal elavate eestlaste ja teiste põlisrahvuste esindajate kaitsmiseks venestamise ja diskrimineerimise eest ning nende kultuuri ja keele arendamise võimaldamiseks. Alla kirjutanud juhatuse esimehed Raivis Džintars ja Gaidis Beržins. Ma panen lätikeelse lingi ka siia juurde. Kui hästi läheb, kohtume homme. Krismāsas jūras malā stāv, tās nespēks un nogurums māc. Tur bradāta zeme un vēseles, trīs tautu gods un prāts. Bet torņos jau likteņa zvani skan, un jūra bangoties sāk. Trīs māsas no miega modušās, par sevi pastāvēt nāk. Atmostas Baltijā, atmostas Baltijā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā. Atmostas Baltijā, atmostas Baltijā, Lietuvā, Latvijā, Igaunijā. Prie jūros miega sasēstrīs, ja slēgā panči neviltīs. Vajoja līgelgatā pajuru, to sātautu garbēs. Tā pārpās likimo nu aini vēl, jūrā šaušā bangas. Trīs žmiego gilajau apginti savo garbės. Bunda jau Baltija, Lietuva, Latvija, Estija. Bunda jau Baltija, Lietuva, Latvija, Estija. Kolmane mere palge vees, neid uinutas lainete laul. Kolm rahvast siin sajandeid heideldes tõid ohvriks muiste hau. Kuid tornides juba lööb kellahääl, merd haarab vabaduspüür, et saatust ja elu kaitseda. Kolmõde virguvad nüüd. Ärgake Baltimaa, Leedumaa, Lätimaa, Eestimaa. Ärgake Baltimaa, Leedumaa, Lätimaa, Eestimaa.
saade on salvestatud 2013. aastal.